rääkinud. Tegelikult ma käisin seal minu kallis kehasalongis ka ja seal näidati kord mulle seda ja seal vist tehakse koha peal neid protseduure ka, et sa ei pea endale. See on selles samas Fast Fit paketis, Fast Fit 30, mis mina praegu alustasin, ma pole veel tussutoolini jõudnud, aga seal on see sees ja mis veel on, sa saad ka koju endale kaasa osta selle või laenutada selle tussutooli. Laenutada teise tussutooli, ma ei tea. No ikkagi ostad siis endale, ma arvan. Ma arvan nüüd küll. Kutsume, ma teadsin, sa hakkad mind piinama nende küsimustega, kutsume eksperdi siia. Okei, ja küsime need küsimused temalt. Minu kallis kehalooja, Kadri Tedremäe, tema on täna siin ja ta vastab kõigile su puurivatele küsimustele. Kadi, nii tore sind näha siin. No, me näeme tihti tegelikult seal salongis, aga räägi tõesti, et ma ei suuda talle vastata. Ta hakkab naerma, kui ma proovin mingit juttu rääkida tussutoolist. No aga näita seda kõigepealt rahvale, et mis asi see on. Ma näen, et see on sul süles, enne kui sa rääkima hakkad. Mis asi see on tussutool? Nii, okei. Kõigepealt ma võib-olla räägikski sellest, et tegelikkuses ju me tegeleme üsna suure probleemiga ehk et vaagnapõhjalihased, aga kui ma hakkan rääkima mingit sellist juttu, et nii, et mul on see vaagnapõhjalihaste treenija ja ta on EMS ja kõik asjad on ja see ei kõneta kedagi ja sealt tuligi see nimetus tussutool ja see kõnetab. Ja et see erutab just, et see püüab tähelepanu ehk et me ju tegelikkuses teame, et see on üsna tobe, võib-olla natukene naljakas, võib-olla natuke titekas, aga me pidime talle leidma intrigeeriva nimetuse selleks, et sellele probleemile tõmmata tähelepanu, muud moodi me ju ei saa. Ja ta näeb siis välja üsna selline kehakaalu moodi, nagu nutikaal oleks. Aga tegelikkuses ongi niimoodi, et see asetatakse siis niimoodi tooli peale. Siis me anname sellised ühekordsed kelmikad püksikud. Teeme siia niiske salfrätikuga sellise aluse, ehk et sealt tuleb siis see nii-öelda hügieen on ju, et ei istu keegi palja pepuga siia peale. Ja siis ta läheb tööle. Ja tegelikkuses ta siis annabki nii-öelda elektriimpulsi vaagnapõhjalihastele. Aga minul tekkis, kui sa võid orgasmi ka saada või? Tundlikumad kindlasti, jah. Ehk et ta tegelikkuses hakkab, ta ei ole valulik, ta on veidi selline naljakas, kõditav tunne, mis siis pigem tuleb siia nii-öelda reie sisekülgedesse ja tundlikumatel on küll niimoodi, jah. Et see võib lõppeda sellega. Sa saad ise muidugi tugevust reguleerida, et ta ei ole selline ühe tugevuse peal toolike. Aga oli ju, et mehed ka võivad seda kasutada, et see on nagu, nemad saavad ka treenida mingid lihaseid, mitte vaagnapõhjaga, ma ei tea. Just alustame sellest, et enamus mehi tegelikkuses ju ei tea, et neil on olemas vaagnapõhjalihased, on ju, et vaagnapõhjalihaseid seostatakse naistega, et peale sünnitust, aga tegelikult on vaagnapõhjalihased täitsa olemas meestel ka, jah. Meestel on natukene teistmoodi, kui 3 naisel 5 on lõtvunud vaagnapõhjalihased, siis meestel on tegelikult vastupidi ja mees tegelikkuses enne peaks käima vaagnapõhja füsioterapeudi juures, et kas tal on pigem pinges või siis lõtvunud ja loomulikult erektsiooni, eakuatsiooni probleemide puhul samamoodi on ju meestel tilgad püksi, on ju, et ta pigem on rohkem naistele abiks, aga kui vaagnapõhja füsioterapeut annab rohelise tule mehele, siis on mehele ka. Aga naistest siis kes, et kas see mingist vanusest siis nagu teema või ta on ikkagi nagu mis iganes vanusest? Kellel see probleem on, ma arvan ka, et vanemas eas kindlasti. Mõnel on 25-selt juba 4 last, on ju, selles mõttes, et esimesena on siis, me räägime, kui on loomulikult eelsünnitatud lapsed ja teine on siis vanus, eks ju, et vaagnapõhjalihased hoiavad kinni ju kogu naise sisikonda, põis, soolestik, emakas ja ühel hetkel, kui need vaagnapõhjalihased on nii nõrgad, et nad ei hoia seda enam kinni, siis see lihtsalt vajub kõik alla, mis tähendabki alla vajet, siis see tussutool enam kahjuks ei aita, et siis me enam abi pakkuda ei saa. Pigem see peaks siis ennetav olema, et sul ei ole veel seda probleemi ja siis sa hakkad sellega tegelema. Just. Me tegelikkuses hakkasimegi seda teemat hästi palju puudutama sellepärast, et mina hakkan saama 43 ja ma ju käin ka iga aasta günekoloogi juures ja kahjuks ei ole mul mitte keegi isegi soovitanud, et mul on 2 last.
et hakka juba treenima, ehk et ennetamine on alati oluliselt lihtsam, oluliselt odavam, kui siis tagajärgedega nii-öelda tegeleda ja tegelikult mina peaksin juba sihuke 35-selt igapäevaselt natukenegi tegema siis kegelharjutusi. Kuna mina olen üsna laisk selline trennis käia, ehk et ma ei käi ka nii-öelda seda füüsilist trenni, sest mul on masinad on ju, nagu sa tead, park on päris suur, siis samamoodi oleme leidnud ka sellele kegelharjutusele siis lihtsalt kiirema, kergema lahenduse, et ma ei ütle, et kegelharjutus mingid jamad on. Et kui sa oskad, palun väga, aga see lihtsalt elektriimpulss jõuab süvalihasteni oluliselt kiiremini, oluliselt täpsemalt ja lihtsa vaevaga. Aga mul tuli meelde lihtsalt üks naljakas lugu, et kui tulid need tupemunad või vaata, mis need olid, need tupekuulid, siuksed ilusad nagu umbes Egiptusest saad osta need malahidist ja ma ei tea, mineraalidest ja okei, ja siis oligi, et suure hooga mul üks tuttav sõbrana see ka sai ja ma sain ka ja siis ma ikka mõtlesin, kuidas ma panen, ma ei tea, mismoodi ma treenin sellega, aga siis tema ikka oli siuke hakkaja kasutas ja siis ütles, tead, mis mul juhtus nüüd, ma ütlesin, mis sus, tead, ma läksin Reidi teele käima ja siis korraga käis kolks ja kukkus maa, et ta tuli nagu ühesõnaga, et jah, et sellega nagu sellised ohud ka ja hiljem ma lugesin ikkagi seda ka, ma mõtlesin, kas ma hakkan nüüd tegema või ei hakka tegema, et siis oli see, et see mineraal tegelikult natuke on poorne ja see ei ole nagu eriti hea, siis ta ei ole nagu nii esteetiline, et ta võib hakata sinna bakterid koguma ja niiviisi, et ta on ikkagi nagu mineraal. Kivi. Ja võt jah, et sa pead seda eriti hästi puhastama, kui sa tahad, et ta sulle ei hakka sul pärast mingit põletikku tegema. Nõudepesumasinasse. Ja kui ta su sees on, siis ta ju ka kogub seda. Ja, et seal oli tegelikult see, et vaesed mehed ei tea pooli asju, mida naised teevad. Nende rasaierimisvahenditega aetakse karvu ja tehakse igasuguseid toredaid asju. Aga väga tore, sest näiteks minusugusele laisale, ma kujutan ette, ma ei viitsi neid mingi keegelharjutusi või mis sa ütlesid? Jah, et neid teha, et jälle kallis keha, sinna ilusti merevaatega salong, istun tooli peal, kuulen juba kaamera tagant vaataja kuulaja küsimust, et ikkagi ta tundub nii intiimne asi, et kui ma sooviksin seda isiklikult endale osta, on ta väga kallis? No ma ei tea, võib-olla mind natuke ärritab. Reede tuleb meil varsti, siis saab luba. Kogu meie nii-öelda keahooldused ja nii-öelda kogu meie veeb läheb -30, kehtib siis ainult see 24 tundi. Aga kallis on jälle selline koht, et ma toon näite, ma käisin endale tegemas geenitesti ja see on ka üsna nii-öelda hinnaline on ju. Ja kõik ütlevad, et oi, et sa tegid nii tore, et aga palju maksab, ma ütlen 630 €. Oi, see on nii kallis, aga ma tean, et ta kinkis oma naisele just iPhone 17 on ju, mis maksab, ma ei tea, 1500-1600 on ju, mis kestab 2 aastat on ju, aga geenitest on ju elupõhine, eks ju, et see jällegi, tema täishind on 850 €. Ma olen täiesti kursis sellega, et siin on juba leitud need nii-öelda Hiina alternatiivid. Aga iga asjaga on see, et ta peab olema kontrollitud, tal peavad olema teaduspõhised uuringud taga, sõltumatud teaduspõhised uuringud on ju, mitte lihtsalt niisama. Ja ta peab vastama Euroopa Liidu nõuetele. Lisaks, kui sa ostad ettevõttes, sa saad ju garantii, eks ju, sul tehakse korda, vahetatakse välja, kõik siuksed asjad. Et jah. Mul jäi üks küsimus veel kripeldama, vaata see oli see, et kas siis pidi nagu seks parem? No kui su... Seda oli vaikselt küll. Ei, no see on jälle siuke teema natukene. Vaata, et nagu sosinal, et keegi ei kuuleks. Mitte, et mul oleks mingid probleemid on ju, selles mõttes, aga ma tahan ennetada on ju selles mõttes, et nagu, ja kui vaagnapõhja just ta stimuleerib ka siis nii-öelda, kui su vaagnapõhja lihased on treenitumad ja nad pingulduvad, siis see tupeava ju muutub ka tihemaks. Primmis. Et ta aitab üleüldse, meil on ju teatud vanuses, kui anu teeb head nalja, sina pead mõtlema, kuidas sa seda naerad, sellepärast, et tilgad tulevad püksi on ju. Praegu pole veel olnud, nii naljakas pole olnud. Aevastades jalg tuleb panna risti, sellepärast, et paratamatult tilgad tulevad püsti batuudi peal lastega, kes on, ütleme, vanemas eas võib-olla saanud lapsed, on ju.
seksuaalelu absoluutselt, et tegelikult kui mees kingib selle naisele, siis ta tegelikult teeb ju iseendale kingituse. Jõulukingitus ja kujutad ette, ma saan meesterahvalt sellise kingituse, siis ma mõtlen, et minu tupelihased on välja veninud. Siis ma võtan selle panni ja löön talle lihtsalt pähe. Just. See ei käi. Samamoodi ta teed ka tavalise panniga, vaata, kui ta kingib selle panni. Ja, seda on juhtunud. Ma arvan, ikkagi naised ostavad iseendale selle ise. Ei ole, meil on üks perekond. Mees helistas, naine oli kõrval, valju hääleldi peal ja ostsid endale 2 peale koju. Et selles mõttes. Ja ma arvan, et see on elu terve, ehk et inimesed ju tahavad olla terved. Jõulud tulevad ju, halloo, no mis asja, siin selliseid kingitusi, et hoia ja keele. Ja tegelikult piisab 5 korrast kuurist. Kui sa tuled, käid kallis kehas 2 korda nädalas. Okei, seda ma tahtsingi teada, et kui tihedalt seda peab tegema. 2 korda nädalas. Tähendab, ütleme niimoodi, et sul on probleem. Siis sa tuled, sa teed seda 2 korda nädalas. Ütleme 5 korraga on tulemus juba tõesti, et sa tunned. Mõnikord on 10 korda vaja, oleneb siis vanusest ja kõigest sellest nii-öelda, töö on tellijamaterjalist, on ju. Aga kui nad ostavad koju, siis sa tegelikult jääd seda elu lõpuni tegema, sest nende lihastega on samamoodi nagu kõhulihastega, kui sa neid ei treeni, siis neid ei ole. Probleem tuleb tagasi. Lihtsalt siis sa teed niimoodi 6-1-2 korda. Just, aga mis see siis salongis maksab? Salongis ühekordse protseduurina on ta 40 eurot ja 5 korda on 180 eurot. Ja nüüd see musta reede -30, siis peast ei hakka siin praegu puusalt panema, aga sinna natuke üle 100 jääb ta. Aga see on jällegi investeering iseenda tervisesse, on ju, iseenda heaollu, et sul on parem, sul on mugavam ja mis on veel toredam, kui see ka nii-öelda seda sama sekselu ikkagi oluliselt paremaks turgutad. Ja üldse, mina pean Kadi sind kiitma ka, et sa oled nagu naiste tervise natuke edendaja, sest et mina näiteks olin hiljuti ka Germaine Cappuccini brändiga sinu seminaril, mida sa korraldasid. Ja see oli siis just selline naistele, vaata, kes on siis perimenopausis, menopausis pärast seda, ja ka need, kellel on probleemid näiteks hormoonidega, et peaksid hakkama juba hormoonasendusravi kasutama, et seda igas vanuses võib nagu juhtuda, on ju. Ja mul on endal sõbranna 41 ja pandi nii-öelda menopausi diagnoos. Aga miks me perimenopausist räägime, on see, et kõige tuntum paus on ikkagi menopaus, on ju. Aga menopaus on ainult 1 päev naise elus, mis on siis alates sellest hetkest 12 kuu jooksul, kus sul oli viimane menstruatsioon. Ja sellest räägitakse palju. Aga perimenopaus on siis see, kus hakkavad kõik pihta need külma-kuuma hood, kaalutõusud, tujude kõikumised, unetu tööd, libido langus, tupekuivus, kõik sellised asjad. Ja miks ma jällegi sinnani jõudsin, on see, et ma ise arvasin, et ma olen katki. Et ma läksin juba perearsti juurde, et mul on vaja neid antidepressante, sellepärast, et mul tuju pole, mul on kõik kogu aeg on paha ja mees ka aru ei saa kodus mitte milleski, et hommikul ärkab, kõik 3 tuju käivad, on ju. Ja tegelikkuses ongi see, et see on täiesti normaalne üleminekufaas naise elus. Ja selle seminari korraldasimegi sellepärast, et oleks üks koht, kuhu need naised saavad tulla ja nad saavad vastuse kõikidele küsimustele. Mis asi on hormoonravi, millal sinna peale minna, kuhu ma üldse pean minema, kas on toidulisanditega võimalus, ma ei tea, kuidagi reguleerida neid asju, mis vanuses see hakkab, kõik need asjad ja siis me olemegi koondanud väga hea ämmaemanda, Happy Aging kliiniku ja Katri Ristali, kes siis tuleb sellest teisest südamest ehk et vaagnapõhjalihastest rääkima. Ja see toimub 1. veebruaril Kultuurikatlas ja piletid on kalliskeha.ee kodulehel. Et tõesti 80 naist olid esimesel seminaril ja kõik jäid väga-väga rahul.